Vägev karu ja vahva kärbsenäpp. Karu hakkas suuri ehitusi plaanitsema. Karu oli juba naise võtmise eas, mõtles perekonda asutada. Ta tahtis maja ehitamiseks haohunikust paar kubu hagu viia. Kuid väike must kärbsenäpp juhtus seda nägema ja kärkis talle kohe vihaselt peale. Hei, mis sa sealt teed, mees? Jäta kohe järele, öeldaks sulle. Karu kohkus nii, et roigas kukkus peost maha, kuid sihukest targust oli tal häbi kellelegi näidata ja ta torises pahaselt vastu. Soo, või mis ma siin teen? Kus su silmad on? Näed ju isegi, et korjan maja jaoks ehituskraami, torises karu. Maja jaoks või mitte maja jaoks, mis see mulle korda läheb? Siit võtta ei või, siin haun mina ise oma 5 muna, pahandas väike must kärbsenäpp. Heasüdamlik karu oli end juba lõplikult kogunud ja katsus asja naljaks pöörata. Ta naeris ja ütles, ole ikka nüüd mõistlik lind, ära ilmaasjata tüli tõsta. Sina ise ja su naine ja su 5 muna mahuvad pohla varregi alla varjule. Siin aga hagu koos ma ilmatu hunnik jätkub sulle ja jätkub mulle kah. See ei puutu asjasse. Nii nagu ma ütlesin, nii ka jääb. Siin haun mina ise ja katsu, et sa siit kohe minema saad. Jäi väike must kärbsenäpp oma otsuse juurde sõjakalt kindlaks, lendas vurdi karu nina alla ja ajas suled kohe vile. Kas sa kuuled, mis ma sulle kõnelen? Või ei kuule? Kas kuuled, mees? No, naaber, sa norid ju lausa riidu. Kargas ka karul nüüd hing täis. Ja äkilise meelega, nagu ta oli, hüüdis ta kõminal. Ootan sind homme vara hommikul Karukollade mäel, eks vaatame, kummal õigus ja kumb ajab ainult inetut õnni. Vaatame, tubli, vaatame, ütles väike must kärbsenäpp ikka ähvardavalt. Ainult pea saa meeles, mees, kahekesi me selle asja ei õienda. Sõda tuleb suur või veel su kaela murda. Ja murdku, mina ei karda midagi. Mina seisan tõe ja õiguse eest väljas nagu müür, vastas karu pead uhkelt kukla seades. Ja need raskekaalulised sõnad välja põrutanud, ruttas ta kohe laande, pani käpad torukombel suu juurde ja hüüdis kokku kõik 4-jalgsed. Kui kärbsenäpp sellest kuulis, kahetses ta väga, et oli ennist pisut ägedaks läinud. Nii suurt verevalamist ta siiski ei tahtnud. Kuid teha polnud enam midagi. Ja sestap saadis temagi nüüd laiali tulekirjalise üleskutse, mis tõi ta lipu alla kõik õhuvalla tiivulised kodanikud Kotkast kuni Kihulaseni, kõik, kes armastasid oma imeilusat siniriiki ja olid seda valmis kaitsma madal maapinnal ringi tatsutavate hiiglaste vastu, olgu see või oma ainsa elu hinnaga. Karu võitmatu armee oli Karukollade mäel juba enne päikese tõusu kohal. Ülemjuhatajaks suurte teenetega Reinu Vader. Reban oli sõnakas mees, ronis kohe känule, seadis 1 käpa puusa, teise puusal rippuvale hundinuiale ja ütles järsult. Nii, sõbrad, pange nüüd hästi tähele, mis ma teile räägin. Selles suures sõjas, mis täna algab, on kõige tähtsam asi minu saba. Kuni mu saba kikkis püsti seisab, on meie asjad head. Lasen ma taga alla vajuda, on õnn meile selja pööranud ja siis, vennad võitlejad, pole muud kui andkem jalgadele tuld. Neid mehiseid sõnu satsid vaimustatud kiiduavaldused ja vaimustatud võitlejad kandsid oma ülemjuhatajad suures austuses mööda metsa ringi, et poleks ühtki, kes ei saaks talle enne suure sõja algust pilku heita. Viimaks jõudis pärale ka Tiivuliste armee. Linnud kuulsid vaimustatud hurraahüüdeid, mis kostsid Karukollade mäed ja nägid rebase uljalt püsti seisvat punast saba. Ja juba algaski lahing, millest kõnelevad vanemapõlve linnud ning loomad veel praegugi päris imelugusid. Taevalun oli Tiivulistest lausa must ja kõik nad vilistasid, igaüks omal kombel ja omal viisil. Metsas aga kihutasid kangelaslikult edasi-tagasi 4-jalgsed metsaalanikud, pannes maa oma kapjadega, sõrgadega ning käppadega kõmisema, tümisema, nõnda et kartlikumatel tuli endal hirm peale.
ja igaüks neistki tõstis häält omal kombel ja omal viisil, nõnda nagu oli vana taat talle kõri loonud. Hiir piiksus hiire kombel ja viisil, kass näogus kassi kombel ja viisil, kitsed mekutasid kitse kombel ja viisil, hunt ulus hundi kombel ja viisil, karu möörgas karu kombel ja viisil. Nõnda oli iga vahva mees ustavalt oma kohal nii sellel kui teisel poolel, välja arvatud vaene kahtleja Nahkhiir. Temal nõdrukesel oli hirmus raske ära arvata, kumb pool jääb võitjaks ja kumma poolega peaks ta liituma, et samuti võidupärga pärida. Ülemjuhataja Rebane seisis püsti kännul nagu kindlal kaljul ja saba oli tal kikkis nagu uhke lipp. Kärbsenäpp pani seda tähele, kutsus herilase enda juurde ja ütles: mine luurele, sugulane, tee kohe kindlaks, mis see Reinu Vaderi Mait oma hända sedasi tuutab ja tegutse nõnda, nagu olukord nõuab. Kuulen, teha kindlaks, mis see Reinu Vaderi Mait oma hända sedasi tuulutab ja tegutseda nõnda, nagu olukord nõuab, hüüdis herilane sõjamehelikult ning kihutaski juba täie ajuga neljajalgsete poole. Üsna varsti oli asi talle selgem kui selge ja otsuski langetatud. Ründas rebast ootamatult selja tagant ja nõelas mitu korda järge mööda otse sabarootsusse. Oh sa armas aeg küll, mis nüüd juhtus. Rebane karjatas, rebane röögatas, rebane lausa möirgas valu pärast. Rebane laskis saba silmapilkselt, ütles väike must kärbsenäpp väga asjalikul toonil. Aga ma nagu ei mäletaks sinu poolt niisugust ütlemist või eksin ma. Igatahes meie, tiivulised, ei saa sind siiski enda hulka võtta, nii kahju kui meil ka ei ole. Mine parem neljajalgsete juurde. Nahkhiir kohkus, hiiliski neljajalgsete juurde ja alustas kohe juttu karuga, kelle ta suuri vaevu ühest õõnsast haavatüvest üles leidis. Jah, mu tubli onu, küll on ikka kahju, et me sel korral kaotasime, aga pole viga, tuleb sobiv aeg ja peale jääme lõpuks siiski meie. Karu põrnitses teda alt kulmu, muheles pilkavalt. Jäta lori, poiss, pole ma sulle kellegi onu. Ja ära katsugi mulle prügi silma ajada. Aus ja tubli mees peab oma sõpradele lõpuni truu olema, mitte aga nõnda lõnkuma ja pendeldama, nagu sina seda teed. Ärgu olgu sa siit peale ei õige lind ega õige loom. Ja nii see ka jäi. Neljajalgsete ja tiivuliste sõjas saadik ei pea loomad Nahkhiirt loomaks ega linnud ei pea teda ka linnuks.